tere, ma räägin nüüd sotsiaalmeediast, aga ma ei räägi sotsiaalmeediast niimoodi, et ma räägin üldiselt, et mis seal kõik hea ja mis seal halb on, aga ma räägin enda sotsiaalmeediast. Et minu, ma ei tea, fännid või kuidas iganes, minu vaatajad siis, teavad, et mind leiab Instagramist ja Twitterist, et Mart Koik, et ei ole probleemi. Aga tegelikult on nüüd selline see ka, et ühel hetkel ma tundsin seda, et minu Facebooki konto on veits selline kuidagi pinge all või ma ei oska seda seletada, et ma tunnen seda, et minu fännid ja minu nagu reaalsed sõbrad ja tuttavad kuidagi on nagu omavahel segamini ja see on kuidagi keeruline. Ja sellest johtuvalt ma otsustasin seda, et ma tean, et ma lõikan oma Facebooki avalikust ruumist ära, aga kui ma teen seda, siis minu videopostitused, kui ma postitan oma video Facebooki, et siis ma kaotan natukene pinda, siis ma otsustasin, et ma teen endale page'i. Ja minu Facebooki page läheb avalikuks koos selle videoga, et kui te praegu üritate minu page'i leida, siis see on juba saadaval. Ja visake sinna like ja te saate sealt jälgida minu seda uudistevoogu, satun teile uudistevoogu, saate vaadata minu videosid, ma postitan kõik need asjad sinna ka, mis ma nagu postitaks muidu oma seinale. Kõik, mis ma tahan nagu avalikult öelda, ma postitan selle sinna ja siis te näete seda põhimõtteliselt. Mis puudutab seda, kuidas see asi, info jõuab teieni, kuna me teame, et page on siiski nagu selline natukene reklaami asi ka, et võib-olla see uudistavoos ei jää silma, siis tegelikult aitab see, et kui te leiate, et te olete mingi asjaga nõus, siis kindlasti jagage seda. Et see on veits, ma praegu veits nagu hooran, et et kui te näete mingit videot, siis jagage seda kindlasti, et like and subscribe ja mida iganes. Aga lihtsalt ongi, et teie, minu vaatajad, kui teile meeldib see, mida ma teen, siis te saate nagu ise aidata mind sellega, et te jagate ja likeite minu postitusi, siis minu Facebooki page'il. Oma isikliku konto ma siis hakkan natukene ära lõikama avalikust ruumist, üha enam teen mõned kärped, inimesed, keda ma tõesti ei tunne, et võib-olla te jääte sellest nagu, võib-olla te ei ole enam Facebookis mu sõbrad, aga ärge heitke meelt selles suhtes. Te saate minuga alati kontakti läbi minu page'i, sellepärast, et tegelikult kui te saadate sõnumi minu page'il mulle, siis ma näen seda suurema tõenäosusega kui see, et see mulle kuskile Facebooki message request'i kukub. See selleks, see on nüüd Facebooki leht, pärast, ma ei tea, minge vaadake ja visake like, kui soovite. Ja siis on tegelikult niisugune asi ka, et mul on Snapchat ka. Jah, mul on Snapchat. Kui te tahate Snapchatis olla mu sõber või jälgija või vaataja või ma ei tea, mis iganes, siis palun väga, te võite seda ka olla. Võite mulle saata tisse ja mida iganes. Ma ei tea, mida Snapchatiga tehakse. Ja siis lõpetuseks ma ütlen seda, et tegelikult ma olen pikka aega mõelnud, mul on üle 2000 subscriberi, kusagilt järsku tulid. Et on aeg teha üks Q&A, ehk eesti keeles siis küsimused ja vastused. Ja siit see nüüd tulebki, et kõik küsimused, mis teil on mulle, kirjutage mulle kas siis mu Facebooki page'ile või kui te ei viitsi sinna minna, siis ka selle video kommentaaridesse võite esitada mulle küsimused. Ma vaatan küsimused läbi ja teen video, kus ma vastan küsimustele. Põhimõtteliselt ma nagu ei ütle praegu, milliseid küsimusi te võite nagu küsida. Sellepärast, et küsige mida iganes te soovite ja ma vastan nendele küsimustele ausalt, aga mitte kõigile. Et kui keegi küsib midagi väga intiimset, nagu mingi väga imelikku asja, mida nagu oma sõbralt tuttavalt ka ei küsiks, siis ma ei vasta sellele, sest et see on imelik. Aga kui teil on mingisugune reaalne küsimus mulle, siis küsige ja ma vastan videovormis teile. Aga see on kõik, ma ei tea, kokkuvõttes mul on Snapchat ja mul on Facebooki page, ma ei tea, kae perra. Ma ei tea, tšau, ma joon kohvi, espresso.